Edasi jätkame aga juba pakendi ringlusse võtu teemal. Ümbertöötlemist ehk siis taaskasutusest rääkides ei saa kuidagi mainimata jätta ka ringmajandust. Keskkonna hea kvaliteedi säilimine on ju vajalik meie kõigi enda heaoluks ja arenguks. Ammutame ju keskkonnast kogu materjali, mida vajame erinevate toodete ja teenuste tarbimiseks ning lõpuks jõuab kõik meie tegevusest ülejääv ringiga keskkonda tagasi. Igaüks meist osaleb selles ringluses ja seega saame igapäevaste otsustega määrata, et kui palju ja kuidas me keskkonda siis tegelikult mõjutame. Pakend on ümbertöödeldav, kui seda saab koguda ümbertöötlemise ettevõttesse, töödelda ja uuesti kasutusele võtta sekundaarse tooraine ja kaubana. Ümbertöötlemistehnoloogiatest on ehk tähtsamadki vastav infrastruktuur ja rajatiste olemasolu. Ümbertöödeldud pakend sisaldab materjali, mis pärineb ringlusse võtust. See tähendab, et pakendites on kasutatud ümbertöödeldud pakenditest saadud toorainet. Ringlusse võetud pakend ei ole aga tingimata ümbertöödeldav, kuid ringlusse võetavaid plaste saab tõepoolest ümber töödelda. Läks keeruliseks. Proovin natukene lihtsamalt siis selgitada, et tarbijatena puutume kokku klaasiga ja klaastaaraga. Ja võtame näiteks siis meile kõigile tuttava standardse õllepudeli, mis läheb peale kasutust tegelikult taaramasinasse ja sealt algab teekond taaskasutusse. Toimub pesemine ja uuesti villimine. Üks õllepudel võib ringluses käia circa 80 korda, enne kui ta siis purustatakse ja jõuab ümbertöötlusse. Aga teine näide klaasist, kus me kõik puutume kokku moosi või supipurgiga, mis on siis läbipaistvast materjalist või klaas. Ja see näiteks peale kasutust liigub kohe kogumiskonteinerisse ja sealt kohe purustusse, mis järel siis see purustatud klaas liigub sulatusse ja tuleb uuesti kohe tagasi uue tootena, mis on juba siis ümber töödeldud toormest klaas. Ja siit edasi siis, et kas pakendeid saab siis ringlusse võtta? Võib-olla pakendit ennast saaks, kuid kas seda tehakse ka konkreetses riigis, kuhu pakend jõuab? Kas seal on olemas ringlusse võtusüsteemid? Üldjuhul ikkagi Euroopa Liidus juba on. Samas oluline küsimus on ka see, et kas tarbijad teevad kõik võimalikku, et tagada ringlusse võtuks vajalik pakendite sorteerimine. Toon siin veel ühe näite, et jogurtitopsid, mille ümber on papist ümbris, tuleb kindlasti nagu siis eraldada sellest plastist ja sorteeridagi eraldi. Samas on küsimus selles, et tihti seda ju me ei kipu tegema, sest see nõuab sellist konkreetset käitumist. Ja teinekord võib ka avastada, et omavalitsused ei ole valmis veel vajalikuks sorteerimiseks, et mõnes kohas kompostitavad plastikut paljuski endiselt lihtsalt põletatakse, et seda veel ei sorteerita. Kuigi plasti ringlussevõtu sorteerimismeetodid järk-järgult arenevad, siis seni võiks öelda ikkagi, et pakematerjali selline valimisel kuldreegel on see, et proovige leida monomaterjal, sest see lihtsustab hiljem käitlemist ja liigiti kogumist.
sest komposiitmaterjale saab samuti ka kasutusele või ringlusse võtta, aga nendega on see protsess keerulisem, kuna materjalide lahutamine monomaterjalideks on komplitseeritum. Järgnevalt mõne sõnaga siis sümbolitest, mida me pakenditelt tegelikult leida võime. Küsimus on jällegi selles, et kas me neid paneme tähele ja kas me siis neid mõistame. Et igaüks on näinud vähemalt mõnda neist keskkonnasõbralikkusele viitavatest märkidest, mis on siis loodud sõltumatute keskkonnaorganisatsioonide poolt. Ülemises reas näete sümboleid, mis siis sellised üldised ja julgustavad meid taaskasutama ja ringlusse võtma. Keskmises reas olevad märgised kirjeldavad materjali tüüpi ja annavad juba sorteerijale täpsema suunise, kuidas vastavat plastpakendit käsitleda. Ja alumises reas on näha sertifitseerimismärgiseid. Vasakpoolsed 2 on juba tuttavad paberist ja puidust pakenditele kohandutavad FSC ja PEFC. Ning parempoolsed 2 on tegelikult siis plastpakenditel kasutatavad analoogid.